hea praktikajuhendaja. Mina räägin täna sellest, kuidas sina praktikajuhendajana võiksid toetada oma praktikandi õppimist ja edenemist sel moel, et te mõlemad lähete sellest olukorrast pärast heatujuliselt ära ja et praktikant võib-olla isegi tunneb, et selline töö või selline valdkond võiks talle midagi pakkuda. Ja miks mina sellest räägin, ma kindlasti ei tea midagi sinu tööst ja sellest valdkonnast, kus sa tegutsed, aga ma tean natukene midagi õppimisest. Ja ma ütlen ette ära, et ma arvan, et praktika juhendamine on tegelikult üks päris keeruline probleem, see on keeruline tegevus ja see on ka väljakutsuv teile mõlemale. Et kui me mõtleme, et praktikant sinu juurde tuleb praktikale, siis sa tead justkui, et ta on uusimate ja parimate teadmistega värskelt õppeasutusest tulnud. Ta peaks nagu teadma võib-olla rohkem kui sina midagi. Ja sageli võib-olla juhtub, et võib-olla te mõlemad isegi pettute mõnes mõttes. Ja siin võib-olla astubki mängu see teadmine, mis meil on õppimise kohta. Kui me õpime õppeasutuses, enamik õppeasutusi annavad nii hästi, kui nad vähegi suudavad, palju taustateadmisi, igasuguseid, ka kindlasti väga palju praktilisi teadmisi. Aga mida nad enamasti ei saa anda, on see päris töö kontekst, sellepärast seda praktikat ju vaja ongi. Ja hoolimata sellest, et justkui kõik need killud või teadmiste tükid praktikandil võiksid olemas olla teoreetiliselt, siis kui ta tuleb sinna uude olukorda, siis tegelikult seda uut olukorda peabki täiesti nullist õppima hakkama. Ei ole nii, et nüüd ma tulen ja ma hakkan põmaki kohe seda rakendama. See ei käi nii. Põhimõtteliselt sellel hetkel, kui ta satub päris olukorda, saab ta esimest korda alles aru, millest ta õppeajal ei saanud aru. Õppeajal ta ei saa aru saada, millest ta ei saa aru tegelikult. Seda mõistab ta alles siis, kui ta peab päriselt tegema neid liigutusi, neid oskusi, mida iganes, neid teadmisi rakendama, mida iganes tal parasjagu selles töös vaja läheb. Et mõnes mõttes on praktika juhendamine natuke selline sisse ehitatud või ette määratud vigade juhtumise kontekst. Nii et ma tõesti soovin sulle palju kannatlikkust, aga võib-olla on sul lihtsam, kui sa tead seda ette. Et nad tulevad ja küsimus ei ole, kas nad teevad vigu, vaid et millal ja milles siis esimene viga tuleb. Ja võib-olla üks soovitus või mõte, et kuidas teha nii, et see praktika oleks hästi tõhus ja see praktikant saaks nendest paljude vigade faasist kiiremini välja. Et sina ega tema ei peaks tundma, et ma olen talle seda 100 korda öelnud ja et ta nagu ei näe mingeid asju või et ma ei saa aru, kuidas ta mõtleb. Üks võimalik lahendus võiks olla see, et mis iganes tööülesanne või ülesande lõik on see, mida praktikandile võiks nüüd usaldada, mida tõesti, temast võiks ju seal kasu olla, eks ju, et ta teeb midagi ära, seejuures ta õpib midagi, saab aru sellest suuremast pildist. Esimene eeldus on see, et me anname talle sellise lõigu, kus ta ei saa ennast ega teisi vigastada ja ega midagi täiesti fataalselt nässu keerata ega ära lõhkuda. Et see on nagu eeldus ja see on juba mõnes valdkonnas võib-olla päris keeruline. Aga võib-olla me suudame selle niimoodi välja mõelda, et timmida midagi nii ohutuks. Aga et õppimise mõttes oleks kõige kasulikum tegelikult, kui praktikant kõigepealt teades muidugi, mida ta teeb, teades muidugi, miks ta teeb, saaks ise proovida. Ja see tähendabki seda, et see ise proovimine peab olema selline, et midagi ei saa juhtuda. Ehk siis tema peaks tegelikult kõigepealt proovima näidata, et need teadmiste killud, mis mul on, kuidas ma nüüd panen kokku, kuidas ma seda maasikat siin korjan või kuidas ma mingisuguse masinaga töötan. Ja kui me ei saa tõesti teha seda, et ta töötab sellega nüüd vahetult oma enda kätega, siis me saame paluda tal näiteks valjusti mõtelda, et okei, sinu töölõik on siin, pead jõudma punktist A punkti B, räägi nüüd kõva häälega, mida sa teed ja miks, räägi kõvasti iga samm ära. Seda saame me teha siis, kui me ei saa teda sinna peale lasta. Kui on tegemist sellise ohutu tööga, siis me võiksime lasta tal proovida, kui ei ole suurt riski. Kõige parem ongi see, et ta kõigepealt saab ise aru, mida ta teeb, mida ta ei tee, mida ta märkab, mida ta ei märka. Ehk siis sina ja tema saate niimoodi kõige kiiremini aru, mis teadmised seal päriselt on. Et niipea, kui sa näitad talle kõigepealt asja ette algusest lõpuni, võib juhtuda see, et ta vaatab sind, tal jääb hetkeks see meelde. Ta hetkeks teeb sinu järelt selle läbi, aga tema peas ei aktiveeru need vead või teadmiste lüngad, mis seal peas tegelikult on. Ehk siis see, et ta korra sinu järel selle liigutuste seeria ära teeb ja näiliselt justkui oskab seda.
võib tegelikult hiljem nii-öelda varjata seda, et päriselt tema peas neid teadmisi võimalik aktiveerida ei ole, sest neid ei ole seal, ta imiteeris lihtsalt lühiajaliselt sind. Et ehk siis mõnes mõttes on minu esimene soovitus see, et see töölõik, iga töölõik, mida ta peaks tegema, ta võiks saada ohutul viisil seda kõigepealt ise näidata, et kuidas ta seda teeks või sellest rääkida. Ja loomulikult, kui see on selline töölõik, mida ta pole iial kogenud, iial näinud, iial kuulnud, sa paned täiesti midagi muud tegema, siis seda ei saa teha. Aga et võib-olla selline kiirendi oleks tõesti see, et kõigepealt ta proovib ise, siis me arutame läbi. Siis ta võiks samm-sammult rääkida, kui ta näiteks tegi seda, oletamata korjas seal maasikaid või tegi midagi muud. Et ta siis kirjeldab, miks ta midagi tegi, miks see samm, miks see liigutus, miks see asi oli vajalik, mida ta tegi. Ja veelgi parem, kui ta järgmisena võiks püüda ise mõtelda, et kas ta ise märkab, et äkki midagi oli valesti või äkki midagi oli puudu, kas ta ise tuleb selle peale, mis ei puudu, et ta vaataks korra uuesti üle. Püüaks nii-öelda vaadata seda teisest vaatenurgast. Nii-öelda sinu kui juhendaja vaatenurgast, kuidas juhendaja praegu seda vaataks, kuidas mu ülikooli poolne võib-olla mingisugune õppejõud seda vaataks. Ja pärast seda on alles võib-olla õige aeg öelda, et hakata arutama selle üle, kuidas sina kui praktika juhendaja sama liigutust või sama operatsiooni seal teeksid. Esimene samm on ja, ma teeks seda nii, aga siis võiks praktikant põhjendada, miks mina seda nii teen. Ehk siis mina praktika juhendaja ütlen, siin ma teeksin nii, palun selgita sina mulle, mis sa arvad, miks ma seda siin teen, miks see samm siin vajalik on. Ehk siis see teine printsiip, mida ma tahan rõhutada, on see, et igal sammul, kui ma tahan, et tema õpiks ära midagi, mida seal veel ei ole, mida ta nii-öelda, ta ei tule selle teadmisega ülikoolist, ta saab selle sinu käest. Tal oleks väga vajalik, et tema mõtleb selle üle. Tema mõtleb välja, miks see vajalik on. Iga kord, kui ma ütlen, ma teen siin niimoodi, sellepärast et siis juhtub see. Siis tema ütleb selle peale, tema aju ütleb selle peale, ahah, väga tore ja unustab selle sama hästi nagu oma ema head nõuanded lapsepõlves. Et tal on vaja iga asi, mis on talle võõras või mis on natukene keeruline või mitte intuitiivne või mida võib-olla õpitakse vahel läbi valu või vigade. Meil on vaja, et tema hoiaks seda pikemat aega oma töömälus, ehk siis oma selles mentaalses ruumis, kus infot töödeldakse ja mida kauem seda seal töödeldakse, ehk siis kui tema seda töötleb, sina ei pea seda töötlema, sinul on see selge, sina ei pea seda kordama, kui sina seda kordad, saad sina sellest targemaks, ehk siis tema ei pea seda ka mitte kordama, vaid selle üle mõtlema, miks seda nii tehakse, mõtlema, miks just nii, miks mitte teisiti, miks teisiti ei saa, mis juhtub, kui ma teisiti teen, mis juhtub head, kui ma teen seda nii. Võimalikult mitme nurga alt selle üle peaks tema mõtlema ja siis on suurem tõenäosus, et see jõuab talle pikaajalisse mällu. Ehk siis sõnum on siin selles, et kõiki vigu ei pea tegema kobamisi läbi, aga et kui jäävad mingid asjad tegemata või ta teeb need teisiti kui peaks, siis tema peaks ise püüdma konstrueerida samm-sammult, mis see õige variant on. Ise, eks ju. Ja siis järgmine samm ja siis järgmine samm ja kogu aeg on niimoodi, et võiks ideaalis olla nii, et ma teeks pigem nii, aga sina räägi mulle, kuidas sa näed, et miks just niimoodi võiks teha. Ja võib-olla on seal mõni koht, kus tõesti nii ja teisiti saab ja pole nii tähtis, et siis loomulikult on see, et seal taga peab olema põhjendus, mitte see, et mulle meeldib. Aga võib-olla on ergonoomiline, võib-olla on turvaline, võib-olla on kokkuhoidlikum, võib-olla on mis iganes põhjendus. Et otsida need põhjendusi. Ja sõnum on siin selles, et kui ta arutab need läbi ja ta teab ka tegevuste põhjendust, miks nii ja mitte teisiti, siis jälle aitab see paremini meelde jääda sellel mõistlikumal tegutsemise viisil, eks ju. Kui ta ei tea põhjendust, siis ta teeb homme teistpidi või teistmoodi, sellepärast, mis vahet seal on, ma ju ei tea, et seal on mingi erinevus. Aga väga paljudel sellistel tehnilistel liigutustel, sammudel võib olla väga nagu oluline, aga varjatud põhjendus, kui see inimene pole veel ekspert, eks ju. Kui ta võib-olla ei ole näinud kogu töötsükli tervikut, eks ju. Et ehk siis teine samm on jah see, et tema peab nii-öelda mõtlema, igas etapis peab tema mõtlema ja mõtlema välja põhjendused sinu tegevusele justkui igale väiksele sammule. Ja loomulikult on nii, et ta kõiki neid ei mõtle ise välja, et mõte ei ole, et ta jätta sinna lõputult kinni, kui ta ei tule mingite lahenduste peale, aga kui sa annad talle kõigepealt ülesandeks mõtelda, ja isegi kui ta välja ei mõtle, jääb see talle paremini meelde, ehk siis on talle kasulik on jääda jänni. Ajule on kasulik jääda jänni, sest jännijärgne õige info jääb paremini meelde kui siis, kui jänni pole jäädud. Nii et minu sügav soovitus on see, et mitte karta seda, et me paneme praktikandi alguses justkui nagu rumalasse olukorda,
järgmises pooles ma räägin, kuidas seda teha nii, et kõigil on ka meeldiv, sest tegelikult tal peab kogu aeg olema meeldiv ja ta ei pea tundma, et ta on mingisugune viimane tobu seal. Aga et ja võib-olla siis selline kolmas mõte. Ja nüüd sina praegu mõtled, mis need 2 esimest olid. Mõtled, mis asjad need olid, mida seal see Grete rääkis, aga seda mõtled sina ja mina ei hakka neid praegu sulle ette ütlema. Aga kolmas mõte on see, et oletame, et te olete käinud selle ühe tööprotsessi, ütleme, et see on mingi terviklik protsess, mida sa siis saaksid praktikandile usaldada, et ta teeb seda näiteks mingid korrad ise, ära eelda, et pärast seda läbi hekseldamist, kus mõtlemine oli nii-öelda tema käes ja sina kogu aeg vajadusel siis suunasid, küsisid, juhendasid, toetasid, aga alati lasid temal enne mõttel. Ära eelda, et tal on nüüd see peas. Et homme ta veel seda kõike veatult ei tee. Ja sina võid pööritada mõttes võib-olla silmi, et neid noori või ka vanemaid. Aga et mälu ei tööta nii, et mälu peab sama teadmist mitu korda konstrueerima. Aga paljud uuringud on näidanud seda, et kui mälu sisu või see teadmine, mis sinna mällu tahetakse salvestada, kui seda korratakse niimoodi, et keegi näitab mulle ette või keegi räägib mulle uuesti või ma teen kellegi järgi, siis see info ei salvestu sinna. See salvestub siis, kui ta peab seda uuesti meenutama, nii et kui tuleb homne päev või järgmine faas või tekib vahel mingi paus, kus ta nüüd ei tee seda liigutust mitu korda, on hästi kasulik, et seal oleks see paus, eks ju, ja siis nüüd tuleb uuesti see sama tööprotseduur, eks ju. Et siis oleks vaja hakata otsast peale, et ta jälle kõigepealt proovib teha ise. Ja tõenäoliselt tuleb tal siis natuke vähem vigu või unustamisi kui sellel kõige esimesel korral. Aga mõned ikkagi tulevad ja mõned tulevad nüüd teises kohas, midagi, mida ta võib-olla esimene kord tegi õigesti, nüüd teeb valesti. Ja need asjad, mida ta tegi esimene kord valesti, aga nendest on nüüd mõteldud, need on töömälus, nende üle nii-öelda neid on töödeldud ja need on nüüd pikalises mälus, aga mõni pisiasi läheb nüüd valesti võib-olla hoopis. Ja see on täiesti normaalne. Aga ka mõni suur asi, millest te arutasite, tuleb võib-olla ikka valesti välja. Ja see on ka täiesti okei. Aga ta peab seda ise konstrueerima, siis uuesti võiks ta rääkida, mida ja miks ta tegi, võib-olla mõned asjad on juba on ja me mõlemad saame aru, aga siis on mingid uued asjad, millest me nüüd arutame, miks ma niimoodi tegin, miks teisiti ei saanud. Ja jälle võiks tema seda vestlust olla see, kes annab selles mõttes suurema panusega, sina üritad aru saada, kuidas ta mõtleb, et ta võimalikult palju ikkagi sellest tööprotsessist sinuga koos valjusti mõtleks ja ma möönan, et see võib tunduda kohutavalt kummaline. Ja võib-olla sa pole sellise isegi harjunud. Ja see ütlebki seda, et me juhendajana peame kõigepealt ka võib-olla mingid asju õppima. Ja võib-olla see, mida ma räägin, sa saad seda kuidagi umbkaudselt rakendada. Võib-olla sa teedki midagi sellist. Aga see võiks olla dialoog ja see dialoog on vajalik selleks, et tema mõtleks valju häälega sinu kuuldes, et sa saaksid aru, mida ta näeb, mida ta mäletab, mida ta teab, kuidas ta need asjad tema peas kokku paneb. Ja veel kord ütlen seda, et see töökontekst tema jaoks on täiesti nullis, see on täiesti uus, ükskõik mida ta oma õppeasutuses õppis. Ta ei õppinud seda, mis siin ja praegu on, ehk siis tegelikult mingi asja õppimine teoreetiliselt ja selle rakendamine, tegelikult rakendades me hakkame seda nullist uuesti õppima ja need teadmised aitavad meid väga olulisel määral, väga suuresti. Aga see arusaam, kas ma päriselt seda oskan ja sellest aru sain, see tuleb ikkagi alles seal praktikal. Aga kui me järgime näiteks neid asju, ma arvan, mida ma praegu välja tõin, siis tõenäoliselt see arengutrajektoor läheb kiiremini. Ehk siis, et kui ta nüüd 3. päeval proovib uuesti ise teha, siis võib-olla te mõlemad üllatute, et kuule juba päris hea. Ja sõnum on siin see, et kasu ei ole sellest, kui ta sama tööprotseduuri teeb 1,000,000 korda jutti. Kasu on tegelikult palju rohkem sellest, kui ta teeb seda oma mälust läbi, siis me analüüsime ja siis on näiteks paus. No võib-olla teeb 2-3 korda läbi ja analüüsite ja siis lastakse tal unustada, sest hästi tähtis on meeldejäämiseks see, et infot meenutatakse pikaajalisest mälust. Kui ta teeb seda sama operatsiooni jutti korduvalt ja korduvalt läbi, siis see tegelikult salvestamisel kaasa ei aita pigem vastupidi. Aga selleks, et see asi salvestuks, peab ta seda pidevalt just pikaajalisest mälust meenutama, mis tähendab seal vahepeal võiks ta käia lõunal, joosta sõpradega ringi, magada, teha hoopis mingit teist tööprotseduuri, teha teist tööd, näiteks mingit teist asja ja siis tagasi ja siis jälle seda teist. Et see vaheldamine oleks nagu kiiremaks, tõhusamaks õppimiseks hästi oluline. Et need olid siis mõned mõtted just sellise nagu õppimise poole pealt, aga nüüd me räägime mõne mõttega sellest, kuidas see kõik võiks tunduda teile mõlemale turvaline, soe, mõnus, lugupidav.